Head õpetajad, lapsevanemad, külalised ja mu kallid klassikaaslased. Ausalt öeldes on raske uskuda, et me päriselt siia jõudsime. Alles hiljuti tundus gümnaasiumi lõpetamine midagi väga kauget. Aga nüüd istume siin lõpuaktusel ja mõtleme, kuhu need 3 aastat kadusid. Täna enda ümber vaadates ei näe ma ainult klassikaaslasi, vaid inimesi, kellega olen jaganud väga olulist osa oma elust. Tuleb tunnistada, et me pole kunagi olnud selline klass, kus kõik omavahel väga lähedased oleksid. Juba gümnaasiumi alguses kujunesid välja oma seltskonnad, mis on püsinud tänaseni. Aga sellest hoolimata on meil olnud palju hetki, mis on meid kokku toonud ja mille üle saame täna koos naerda. Kui ma mõtlen meie klassile, tulevad mulle esimesena meelde jõulupeod ja meie tantsud. Alguses oli poisse küll raske nõusse saada, aga lõpuks kujunes sellest alati midagi välja, mida me kõik nautisime. Täna tahaksin meie klassi nimel tänada 2 väga olulist inimest. Janek, aitäh sulle kõige eest. Sa oled meie klassi jaoks teinud väga palju. Sa ei ole olnud ainult klassijuhataja või õpetaja. Sa olid inimene, kes uskus meisse, seisis meie eest ja aitas meid ka siis, kui meil endal motivatsioon kadus. Me teadsime alati, et sinu poole võib pöörduda ka kõige väiksema murega. Aitäh sulle selle toetuse, kannatlikkuse ja usu eest. Me ei unusta seda kunagi. Tiima, aitäh sulle, et aitasid meil sellel viimasel lõpusirgel. Selle lühikese ajaga said sa meile väga armsaks. Sinuga on alati tore ja sai nalja. Kuigi meiega ei olnud alati kõige lihtsam, oled sa alati toetav ja mõistav. Oleme sulle selle eest väga tänulikud. Samuti tahaksin tänada meie lapsevanemaid. Aitäh, et olete meid nende aastate jooksul toetanud, julgustanud ja alati meie kõrval olnud. Kuigi me ei pruugi alati välja näidata, tähendab teie toetus meile rohkem, kui te arvata oskate. Lõpetuseks tahan tänada teid, mu kallid klassikaaslased. Aitäh nende aastate, mälestuste ja ühiste hetkede eest. Raske on ette kujutada, kuhu elu meid edasi viib. Aga kui ma täna teid vaatan, siis olen kindel, et siin saalis istuvad inimesed, kes saavutavad veel palju. Võib-olla ei tea me täna veel täpselt, milline meie tulevik välja näeb. Kuid ma usun, et igaüks meist leiab oma tee ja midagi, millel uhke olla. Aitäh! Soovime tänada ka kõiki õpetajaid. Aitäh teile aja, teadmiste, kannatlikkuse eest. Ning aitäh, et olete meisse nakatanud laulu- ja tantsupisikul ning andnud võimaluse tegeleda spordi ja erinevate huvidega. Teie panus meie teekonda on olnud palju suurem, kui me võib-olla alati välja näidata oskasime. Palun teil nüüd siia ette tulla. Õpetaja Katrin Kivimeister. Anna-Liisa, Marika, Helena, Tiina, Ava, Kaire, Oksana,
Maria, Katrin Penton, Stella Lösse, Kissia, Urve, Kaja, Siret, Kristjan, Triin, Signe ja Merit. Lapsevanemate nimel peab kõne Karis Petsalu. Aitäh usalduse eest, lapsevanemad. Kodus sain kaasa noomituse, palun mitte igavat kõnet teha. Oli väljakutse. Ja armastades keskkonda ja taaskasutust otsustasin AI-d seekord mitte kasutada, ressursse säästa. Seega taaskasutan 9 aasta tagust kõnet oma esimese tütre lõpetamisel, seda siis uuendades, muutes, kohandades. Vaatame, plaanid nagu elus ikka ja ka koolis ühte, välja kukub ikka teisiti. See on elu. Austatud direktor, õpetajad, armsad gümnaasiumilõpetajad, head külalised. Oleme täna siin, et tähistada, tänada ning teele saata 18 tulevikku vaatavat maailma parandajat. Ehk olete minuga nõus, et elus on 2 valdkonda, mis meist kedagi kunagi ükskõikseks ei jäta. Need on sport ja muusika. Te võite mulle muidugi oma mõtetes vastu vaielda, aga minu meelest kaasnevad nende 2-ga alati emotsioonid ja meeletu kirg. Nii pöördun ka mina teie poole täna 2 või kasutades neid 2 keelt kujunditena. Ja ma tean, et teil oli doktorikraadiga kirjandusõpetaja, nii et kohe saame siis vaadata, kuidas välja kukub. Üks andekas ja sümpaatne Eesti räppar, näitleja ja legendaarne riimimeister Henrik Õrvits alias Genka kirjutab kogumikus täiskäigul tulevikku. Su elu on nagu muusika. Sellel on oma rütm ja harmoonia. Kõigil instrumentidel on oma hääl. Ja need peavad olema igas loos tasakaalus. Selleks, et oma elus kindlalt edasi minna, pead sa leidma endale õige rütmi, mis pole aga sageli harmoonias sind ümbritsevate rütmidega. Seega on tähtis, et säilitaksid fookuse ja ei laseks end häirida igast väiksemast vibratsioonist. Ja kui juhtubki nii, et asi kipub tasakaalust välja minema, võta aeg maha ja mõtle, kas sul on ikka vaja seda lugu kaasa laulda. Samast kogumikust leidsin midagi ka kirglikele sportlastele või siis spordifännidele,
läbi Margus Konnula alias Kontramõtete ning sedapuhku läbi jalgratturi pilgu. Kui eesmärgini jõudes on vaja jalgrattaga mäkke ehk orust tippu vändata, on hea mõelda, et pärast alla sõites ei ole vaja üldse vändata. Või kui tundub, et asjad lähevad allamäge, tuleb lasta vaba hooga, mitte pidurdada. Nii saab sama hooga juba poolde järgmisse mäkke üles. Ja kindlasti tasuks meeles pidada, et jalgrattal on olemas nii kiiremad, aga raskemad, kui ka kergemad, ent aeglasemad käigud. Parima tulemuse saab, kui vaheldumisi mõlemaid kasutada. Teate, see elu jalgratas veereb peatumatult. Ja teie võimalus on seda käsitsema õppida. Valida sõitmiseks endale meelepärane kiirus, sõidustiil, kavandada tahtejõudu teel püsimiseks ja leida endaga sarnaselt sõitvad rattad, et tee kulgeks arendavamalt ja meeldivamalt. Kõige selle tuhina käigus ärge aga kunagi unustage, kuhu te soovisite jõuda, kui rattaselga istusite. Meie töö vanematena oli teid toetada tasakaalu saavutamisel, kui tegite oma esimesi sõite, kes ise, kes abirataste toel, kes tõuksiga jalaga hoogu andes. Oma teekonna ja kaassõitjad olete saanud valida ise ja teete seda ka edaspidi. Juhtus ka seda, et vahel läks hoog liiga suureks ja teid tuli pidurdada. Ning kui me ei jõudnud õigel hetkel pidurit tõmmata, tuli meil plaasterdada need põlved ja küünarnukid, nentides toetavalt, küll pulmadeks saab terveks. Ühel hetkel pidime teid aga usaldama kooli ja õpetajate hoolde. Eks seegi oli teekond omaette. Teekond, millele saame täna üheskoos tagasi vaadates olla tänulikud ja loota, et küllap igaüks teist omandas siin omad vajalikud õppetunnid. Võttes ühest nii rõõmud kui ületatud väljakutsed. Aitäh teile kool, õpetajad ja kõik klassijuhatajad. Aitäh, et võtsite sellel seikluste teekonnal enda kanda suunava ja toetava treeneri rolli. Teie ülesandeks oli pakkuda piisavalt põnevaid väljakutseid ja küllap tegite seda parimal võimalikul moel. Kõik on ju hästi. Täna näeme enda ees küll 16 tervet ja rõõmsat koolilõpetajat ja ma usun, et 2 nendest on sama tervelt ja rõõmsalt juba oma teekonnal. Head noored, nüüd on teie aeg oma elu juhtimine enda kättesse võtta ning oma rada valida. Juhtige seda elu jalgratast teadlikult. Olge ise oma elu juht. Vallutage julgelt oma elu kõige kõrgemad tipud ning olge valmis avastama ka ootamatuid orge. Lubage endale oma teekonnal ka pause. Pause nii puhkamiseks kui ka mõtlemiseks. Avastage maailma südamega. Ärge kunagi lõpetage õppimist, et teil oleks, mida ühiskonnale hiljem tagasi anda. Looge kirega ja kui vaja, siis pingutage, et saaksite ise enda üle uhked olla. Ja lõpetuseks soovin, et leiaksite igaüks oma loo ja rütmi, kooskõlas teid ümbritsevaga,
säilitades fookuse ennekõike iseenda jaoks olulisel ning et te leiaksite vajadusel julguse teha oma hääl kuuldavaks neil otsustavatel hetkedel, kui teilt seda oodatakse. Üks mu hea kolleeg Narva Eesti Riigigümnaasiumist kirjutab oma raamatus Ole oma elu juht, et keegi meist ei taha elule tagasi vaadates mõelda, õnneks ei juhtunud midagi. Nii et nii nagu kooli eesmärgiks on olnud ennastjuhtiva õppija kujundamine, kui te sellega veel ühele poole ei saanud või vajate tuge, siis Rahvaraamatus saate selle raamatu osta 25 euroga, aga meie hea kolleeg oma missioonitundest kinkis igale meie kooli lõpetajale raamatu Ole oma elu juht. Ja seda selleks, et te saaksite edukalt ja produktiivselt planeerida oma tulevikku ja et see elu ei jääks elamata. Aitäh! Nii et kui te lähete teele, siis mahutage sinna väiksesse valgesse kotti see ilus sinine raamat.